In you I found my home. Selleks, et aru saada, miks ma Itaalias Amalfi rannikul kellegi abielu ettepanekut crashin, peame ajast tagasi minema. 3 aastat tagasi kolisime popprintsess Ariadnega oma praegusesse koju, kus meie uue sõpruse lugu hakkabki lahti rulluma. Ühel päeval sattusime liftis vestlema härrasmehega, kelle samme oleme korduvalt oma korteri kohal kuulnud. Ta oli ääretult positiivne, kuid tõtt öelda ei osanud ma sel hetkel sellest vestlusest midagi arvata. Kuidagimoodi sattusin temaga pidevalt trepikojas kokku ja tänaseks on temast saanud meie üks lähedasemaid sõpru. Ma vist ei tea ühtegi teist eestlast, kes armastaks Eestit nii palju nagu tema. Jagades talle oma abielu ettepaneku plaani, rääkis ta mulle, kuidas tema suurim soov oleks leida enda kõrvale Eesti naine, kelle kaudu jääks tal alati side Eestiga alles, tahes tahtmata, kuhu ka tema töö teda kunagi ei viiks. Sel hetkel lubasin talle, et ükskõik kus kohas või millal ta soovib teha sellele õigele abielu ettepanekut olemas soovi korral talle olemas seda jäädvustama. Ja seepärast ma ka Itaaliasse Haapsallu lendasin. Welcome to Italy! Me hakkame kohe sõitma, sest et me ei saa... Mida? Mis ma ütlesin? Ma ei tea, mis ma ütlesin. Me sõidame... Jaa, sõidame. Jaa. Sõidame, jah. Ma ei või, kuidas nad ei oska sõita ikka. Nad ei pea mitte mingisugust luguna. Miks sa kaks? Me võtsime igaks juhuks ka full coverage'i. Mul on peace of mind. Sest ma vaatan, kuidas siin nagu asjad toimuvad. Ma olen suht kindel, et keegi paneb meile kuskilt ära kriibib või midagi teeb. Insurance, okei, sõidame nüüd. Sõidame, jah. Need inimesed pidid peaga tulema Pärnusse kaasa muideks. Täna hommikul on erakordselt külm ilm Viljandis. Haapsalus oleme linnas. Sa ikka ei taju üldse midagi. Täna on game day, kus mina panen endal mütsi pähe, maski ette, niimoodi ette. Mask tuleb kõlse ette niimoodi. Ja mul on isegi kitsad teksad täna selleks jalas, et see inimene mind ära ei tunneks, sest et viimasel ajal olen ma kandnud ainult laiasid teksaseid. Ei ole minust oodata, et ma kannaks kitsaid teksaseid. Igal juhul, nemad on praegust meist nüüd nagu teisel pool linna. Meie asume siin praegust isegi juba 45 minutit varem sõitma sinna asukohta, kus peaks asjad toimuma, nii et meie jõuame kohale, rannas neid ootama. Sina pead, ma ei tea, kus sina peitu lähed, sest et sina paistad välja, sul ei ole mitte mingisugused mütse asju kaasas. Ma lähen kaugel ära. Sa oled kaugel ära, igal juhul. Siis niimoodi me siin olemegi, that's about it. Mul täna ei ole aega nagu väga palju contentile mõelda, nii et selles mõttes, et ma üritan hoida teid kursis, kuidas kõik asjadega läheb. Aga võib juhtuda, et siin on nagu story lünku. Lähme! Wow, Mägi on otse. No nii, me jõudsime nüüd siia linnakese kohale, ma ei tea, kas te näete siit. Või igaks üks tõmban kapuutsi pähe ja räägin siin kohas, sest nad võivad iga hetk mööda sõita, ma peaks vaatama, kus kohas nad on. Aga olukord on selline, et tuul on nii meeletu, et ma ei tea, kas me lasen selle fulli asja sellega edasi minna, sest et kui ma pilte pean tegema, siis tütarlapse juuksed võivad olla täiesti lappes, kui siin niukene tuuleiil tuleb järsku. Vaade on küll meeletult ilus siin. Vaadaks seda, that's everything. Wow. Aga kas me passime siin praegust, sest et vaata, meil hakkab, või vaatame palju see 10 eurot tunnis maksta parkimise eest. Äkki ootame siin ja siis lähme viimasel hetkel sinna lihtsalt, või? Ma arvan, see on mõttekas küll. Seda tuleb mul oleks tegelikult jahe praegust. Ma mõtlen nagu tütarlapse peale. Ma ei usu, et see on kõige parem koht, kus abielu ettepanekut teha. Ta on ilus koht kindlasti, aga nagu, kuidas sul oli ilmaga? Meil oli väga hästi. Natuke jahe oli hommikul, aga meil olid nahktagid ja asjad olid peal, mäletad või? Ma olin mingi, I'm getting ready for a picture. Okei, kuule, vaatame, kas meil siin toit on kuskil lähedal ja lähme vaatame süüa. Time for food. Vaata, ma olen nii undercover. Salajane missioon Itaalias. Kas me oleme juba abielus või? Ma ei tea. Katsu mulle sükses kohas ja abielu ettepanekut ja nii fucking tuuline, ma oleks just mingi... Nad on juba selle coasti ääres. Kuidas? Selle... ranniku ääres. Me ei jõua vist süüa, mul on ikka täna nad jõuavad hullult kiiresti siia. Mis me teeme? Lähen vaatame kiiresti, kas me saame midagi süüa, siis me saame auto juurde tagasi tulla, aga siis meil on kapuutsid peas, kui peavad kogu aeg olema.
Need lähevad mööda meist ära, on ju? Nad on selle tee juures, vaata, näed. Meie oleme siin all. Ahah, saime oma parkimise kätte. 6 eurot tunnis maksame selle parkimisest. Praegust hoiame pilku peal. 6 mitte, mul on täiega põiekas. Mul on väike pinge ka juba õhus. Minu kopsud lihtsalt elasid praegu väga raskelt seda üle. Mul on nii valus kopsudel. Okei, ma sain message. Oh shit, I'm stuck. Maybe it's for the best to actually postpone and pick another place. Ma arvan, et see on hea mõte, et okay, she doesn't wanna walk here. Postpone. We meet in Atrani. We try there. Ma teadsin, et see tuleb niisugune nagu hustle. Aga I'm living it. I'm loving it nagu. Okei, ma maksan ära. Siis me sõidame ja ma arvan, et me ei tee mingit montaaže, vaid me nagu... Lihtsalt oleme in the plan, in the zone. In the plan, jah. Hold! Hüüa märk! Now she wants to go. We just will take time. We are doing it slow. Me oleme siin lokatsioonis paigal. Asukoht näitab, et nad on kuskil hoopis täiesti kuskil X kohta läinud. Ma ei taju enam piiti, mis toimub. Ta ei vasta ka mulle. Peha valutab sellest närvilisusest. Siin tundub, et iga minut midagi juhtub. No võt, igal juhul see on see, et kui sa naistega reisid on ju. Mul on tegelikult väga hea location siit vaadata, sest et nagu ma ei usu, et nad siit. Ei, vaata nended me just tšekkasime ka, et väljast ei näe nii hästi tegelikult siia sisse läbi. Aga samas siit seest on hea piiluda välja, sest et sa ei hakka vaatama restoranidesse sisse ka, sa oled nagu peidus. Karš on väga lähedal, nagu väga lähedal. Mul ei lase mitte midagi muud teha, ma just istun, vaatan, no mul tahaks nagu piiluda, aga ma ei saa piiluda, sest et äkki ta näeb mind. Jauravad mingi pildistamisasjaga seal. Aga nagu ma millegipärast karvan, et ei juhtu siin. Oh my god. I will ask you once I put my camera back up. Oh! Oh my god.